Tere! Tere! Ma loodan, et me igaks juhuks siin testime ära, et igati oleme kuuldavad, et kõik toimib. Ma usun, et saame ikka natuke kiiremini. Nii, mina kohe vaatan, kuidas siit saame ka selle. Natukene ootame, ehk on hilinejaid, kes veel kogunevad. Kenasti olemas. Ja. Nii, minutike veel ja siis alustame kohe oma vestlusega. Nii, aga ma arvan, et võime alustada. Ma loodan, et te kõik kuulete. Ma loodan, et teil on ligipääs olemas, et te saate soovi korral siis ka kommenteerida. Kui on mingeid helikatkestusi või teil tekib lihtsalt küsimusi meie vestluse jooksul, siis julgelt kirjutage ja esitage need. Vastame kõigele, millele võimalik ja hakkame siis ametlikult peale ka. Mina olen Karine Jessica, minuga on siin koos Elina Kivinuk, kes on peasi.ee koolitaja ja kes on õppinud siis spordi- ja esinemispsühholoogiks. Ja ma tean, et Elinal oli kõigepealt üks selline alguse mõte, mida ta soovis jagada, enne kui me üldse kõigest lähemalt räägime. Ja, väga tore, aitäh. Ma ütlen ka omalt poolt tere siia ekraani vahendusel ja väga julgustan, et inimesed võiksid küsida, et see aitab meid ka, et siin on kahekesi, meie kaks ja siin on veel kaks lappi. Et selles mõttes on hästi tähtis, et te ka jagate, küsite, täpsustate, kui meie sellised mingid mõtted võib-olla ei jõua nii täpselt ja hästi kohale. Aga see ei ole mu lugu, see asi, mida ma tahtsin alguses öelda. Kuna me räägime täna stressist, treenimisest ja vaimsest tervisest ja püüame neid siis kuidagi niiviisi kombineerida või tuua välja need erinevad tahud selle 3 teema juures, siis ma tahtsin alustada sellise ülevaatliku mõttega, mis ma arvan, et tõmbab kõik need 3 osa kuidagi kenasti kokku. Ehk et tuleb meeles pidada, et kui me mõtleme iseendast või kui me mõelda üldse inimestest nagu majadest, et kui kujutad ette, et on selline ilus ja selline allee, kus võib-olla mingi selline USA, mingi lõuna osariikide selline allee, kus on sellised ilusad majad ja villad, siis sellise nende aegadega, siis tuleb meeles pidada, et me väga-väga sageli võrdleme iseenda tagumist aeda või tagaaeda teiste esiaedadega. Ja see on võrdlemisel üks salakaval lõks.
et ühelt poolt sellepärast, et ma vaatan, kui sujuvalt teised kõik lahenevad, mingid olukorrad lahenevad, kuidas nad probleeme lahendavad mingisuguse mängluva liigutusega, kuidas nad teevad trenni ja ma ei tea, higi ka ei voola üldse ja siis minule tundub, et see kõik on nii vaevaline ja vaimse tervise mõttes ka, et inimesed kuidagi eeldavad, et kõigil peaks olema kerge, mul peaks olema kerge, aga et me teame seda iseenda tagaaega, teame seda iseenda lugu, enda seda kaugemat, kogu seda mingit mäsu, mis meil seal tagaaias toimub, et kas on mingid ka rehad laokil ja midagi riisumata ja me võrdleme selle kogu enda seda sisemist mäsu teiste selle esifassaadiga. Tuleb olla hästi tähelepanelik, et mitte olla liiga kahjulik enda suhtes ja kuidagi nagu teha endale haiget sellega, et sa saad aru, et sa tegelikult oled liiga nõudlik enda suhtes, seda nii füüsilise väljanägemise mõttes, füüsilise liikumise mõttes kui ka selles mõttes, et kuidas me vaimsest tervisest räägime. Just ja tegelikult Elina siin mainis ka ära, et see, millest me täna just räägime, ongi siis vaimne tervis ja selle seotus liikumisega. Ja miks meil selline teema on sellepärast, et Rademaril on käimas sotsiaalmeedias selline kampaania, mille nimeks on siis stressi ja see juhib just nimelt tähelepanu siis sellele, et kuidas vaimseid probleeme lahendada siis läbi liikumise. Et selle kampaaniaga on seotud päris mitu avaliku elu tegelast, et on juba oma lood rääkinud ka Pontsikud ja Gameboy Tetris, kes on paljudele tuntud ja tuttavad näod, aga tegelikult neid tuttavaid nägusid on veel, nii et kindlasti hoidke silma peal Rademari sotsiaalmeedia kanalitel, kus siis erinevad inimesed, kes on meile siit-sealt tuttavad, oma looga räägivad. No ma ei saa nüüd jääda ikkagi võlgu, peaasi.ee-l on ka kampaania. Just, täpselt me räägime ka peaasi.ee kampaaniast. Kas sa soovid kohe kui me juba räägime kampaaniatest, just, siis ma annan kohe Elinile sõna, et mina nüüd alustasin sellest, millest me täna ka väga suurelt räägime, on see vaimne tervise liikumine, aga Elina, ma annan sulle sõna, räägi sellest peaasi.ee praegusest kampaaniast, mis tegelikult on igal pool, ma arvan, päris paljud teist on näinud ka. Et siis, nii piduliku sissejuhatust ma ei tee, lihtsalt nagu viitan sellele, et siis on peaasi.ee lehel on võimalik siis teha vaimse tervise vitamiinitesti ja siis tõesti see põhisõnum on tasakaal on peaasi ja me siis püüame tuua välja 5 erinevat sellist osa vaimsest tervises, mille peale inimesed peaksid mõtlema selleks, et iseennast hoida. Praegusel ajal, kui inimesed pigem peaksid olema võib-olla natukene äkki on rohkem aega, siis on lihtsalt ka ja iseendaga võib-olla natuke toetada, siis need võtted on nii head, et mõelda just, et mis see on, kuidas ma saan iseennast hoida rohkem. Ja 5 ma ei riski, kus mul on need meeles. Igal juhul järgmine nädal on siis füüsilise liikumisega seoses ja sellel nädalal käib siis selline positiivsete emotsioonide vitamiinide selline toitmine ja siis eelmine nädal oli lunenädal. Ja kõik need märksõnad tegelikult on ka olulised komponendid meie vaimsest tervisest, et räägime, mis see vaimne tervis üleüldse selline on, kui ma küsin, et mis on vaimne tervis? Väga hea, tõesti, et kui me räägime vaimsest tervisest, tuleb meeles pidada seda, et väga sageli me räägime sellest, et vaimne tervis on just kui siis, kui midagi on korrast ära. Kui inimene ikkagi ärkab öösel kell 3 ja saab aru appi, ma suren kohe ära, sest mul on sellised paanikahood, siis me hakkame mõtlema, et aavot on selline asi nagu vaimne tervis ja küll on ikkagi, siis on vaja kuidagi hoida. Aga et me räägime vaimsest tervisest ikkagi laiemalt, me räägime vaimsest tervisest siis, kui inimene tuleb oma eluga toime ja panustab ümbritsevasse ka. See on see, mida siis Maailma Tervishoiuorganisatsioon on kokku leppinud, et vaimne tervis ei ole mitte siis, kui probleemi ei ole, vaid siis, kui inimene ikkagi panustab laiemalt. Aga see ei tähenda seda, et isegi kui inimesel on vaimse tervise diagnoos, siis see ei tähenda seda, et ta ikkagi ei suudaks rõõmustada, ta ei suudaks olla hea abikaasa või lapsevanem või teha hästi sporti. Kas me tegelikult jõuame siis sinna, et tihtipeale meie ümber võib olla inimesi, kes võib-olla on ka oma vaimse tervisega pahuksis, aga üks asi on see, et kas nad ise seda ei teadvusta ja teine asi on see, et nad võivad seda tegelikult väga peita teiste eest. Ja minu meelest on hästi kõnekas statistika, et depressioonist põdejatel näiteks kolmandik otsib abi.
et siis ülejäänud, kes tunnistavad, et neil tõesti mingid depressiooni sümptomid on, aga on kuidagi keeruline abi otsida, siis nad püüavad ise saada tulla toime. Näiteks teevad siis vaimse tervise vitamiinitesti või siis on kasutatud hoopiski kahjulikumaid võtteid. Aga kui me räägime nüüd siin juures liikumisest, siis kuidas see liikumine saab nüüd vaimsele tervisele kaasa aidata? See on väga, ma arvan, et siin ei ole ühtegi kuulajat siin, kes ei teaks, et füüsiline liikumine, kui ma olen natukene sellist trenni teinud, et siis mul juba enesetunne tegelikult paraneb ja seal on just see ka järjepidevus, mida öeldakse, et tegelikult iga päev natukene teha ja siis see juba tõstab seda siis nii-öelda hormoone, toetab nii nimetatud õnnehormoone, et ta toetab, et on parem ja on uuringud leidnud ka, et värskes õhus treeningud, värskes õhus sportimine toetab vaimset tervist oluliselt rohkem kui toas trenni tegemine. Ma ei tea, kuidas see nüüd praegu mõjub, kas inimestel on selle üle pigem hea meel või mitte, aga kui saab valida, kus joosta, siis pigem joosta värskes õhus. See on teada tuntud, et ka need inimesed, kes on sporti teinud ja võib-olla tegutsevad regulaarselt spordivallas või teevad trenni, siis ka mingi hetk jääb selline pikem vahe ja siis nagu kukutakse kuidagi sellest rööpast välja ja siis on isegi kõige suuremate treenijatel on nagu raske saada sinna tagasi. Et võib-olla kui ma ei olegi kunagi selline spordiinimene olnud, siis millest alustada, et kuidas üldse ennast nagu liikuma saada, kui ma tahan enda vaimset tervist sellega aidata? Seal on kaks erinevat sihtgruppi võtta, et see mõelda selle peale, et need, kes ei ole kunagi varem kuidagi teinud, siis nii tõsiselt kuidagi füüsiliselt endale väljakutse pakkunud või on siis need inimesed, kes on teinud kunagi trenni ja siis kuidagi vajub ära. Ja ma arvan, et selle teise puhul on just hea see mõelda selle peale, et natukene teha sellist ettekujutamisharjutust või visualiseerimist, et kujutada ette, et kuidas oleks, kui ma juba oleksin teinud mõnda aega juba trenni või mõnus. Inimestel on see mälupilt, nad mäletavad, et kunagi tegelikult on väga mõnus tunne see. Ja siis seda saab aju väga kaval, tal on meeles see, tal suudab seda ette kujutada ja siis see on kindlasti see asi, mida meeles pidada. Aga siis ma tahan rääkida motivatsioonist üldiselt ka. Mul on selleks visuaalne abivahend, selleks on selline riidepuu ja siin on kohe ka see põhjus, miks see on selline vidin. Mulle tundus, et ma tahtsin võtta midagi kaasa, mis on selline visuaalne. Ja ühesõnaga, kui me räägime motivatsioonist, siis me räägime, milline kaamera võtab, niimoodi, 3 nurka. Ja siis on niimoodi, me räägime sellisest 3 nurgast, mis toetab motivatsiooni, et motivatsiooni toetab 3 osa. Nimetatakse enesemääratlemise teooriaks, 3 osa toetab inimeste oskused või kompetents, inimeste suhted ja inimeste valikud. Et panen siin ära. Ja siis mõelda nagu nende peale, et ka selle 3 nurga peale või selle osa peale, et mis on need asjad, mis toetavad minu sellist, et kui see kompetents või oskused, et näiteks mulle meeldib tuua seda näidet ikkagi, et kui inimene, kes peab hakkama kaalust alla võtma, siis ja talle öelda, et nüüd hakkame maratoniks treenima, siis tema jaoks tundub nii suur ülesanne. Mis mõttes ma ei hakka siin jooksma, see tundub, ma ei oska seda üldse teha, miks ma nii pikalt üldse pean siin jooksma ja niimoodi. Siis, et kui see tundub talle piisavalt nagu selline kättesaadav, aga kas oleks valmis nagu jalutamas käima, seda ma heal juhul võin nagu teha, et oleks see piisavalt sellise raskusastmega. Siis teine on see suhted, ehk et alati leida inimesi, kellega koos teha, kellega koos jagada, et isegi kui ei ole, siis ei ole võimalik koos grupiga minna jalutama või kõndima, et siis vähemalt ka teha mingi Facebooki grupp või mingi Google Docs tabel ja et igaüks saab panna oma linnukese ja siis sa ka näed, et teised on juba linnukesed pannud ja siis see ka siin innustab, et mul on ka vaja ikka sinna enne vaja ikka minna kõndima ja siis panna linnukese. Siis natukene selline motivatsioonipakett, et võib-olla selline trennisõprade klubi nii-öelda, et kõik jagavad, et näed, et tegin oma jalutuskäigu ära ja nii-öelda üksteise nagu motiveerimine. See on nii oluline, et on just see teiste inimeste see toetus või see kuidagi mõjutab, et ma jagan seda kellegagi. Ühesõnaga siis oskused, et asjad oleks piisavalt sellised, ma suudan nendega toime tulla. Teine on see, et suhted, et on inimesed, kes mind toetavad ja 3. on siis valikud, ehk et ma võin valida, mida ma teen. Et kui inimesele ka anda valida, et kas sa tahaksid pigem joosta või pigem kõndida, siis inimene saab ise, kui ma tunnen, et ma ise just kui valinud seda, et siis see mu motivatsioon on ka seda teha kõrgem.
ja praeguses olukorras on ju, me siin räägime sellisest koroonapingest ja nendest kitsikustest, siis ma arvan, et see kõige keerulisem koht ongi see, et inimesed pole saanud valida. Ongi seal keegi kõrgemalt poolt ütleb, nüüd olge kodus ja vähendage kontakte ja mingi pidusid ei pea, et see on keeruline. Et siis saabki nagu selle riidepuu mõttes või kolmnurga mõttes mõelda, et kas on need teised küljed, mida ma saan siis toetada. Esiteks siis kas toetada paremaid suhteid ja läbisaamist või siis näiteks ka selle oskuse mõttes, et ma arvan, et on palju inimesi, kes on juba täna rohkem oskavad selle olukorraga toime tulla, et mis see tähendab, et me oleme koduõppel või mis see tähendab, et ma pean tegema toas trenni. Ja ma olen seda eelmine aastal võib-olla tõesti natuke kummaline, aga sel aastal see on tehtav ja see on nii äge. Aga nüüd, kui keegi kuulab, kellel ei ole sellist kogemust ja kes ei taha nagu kuidagi seda uskuda, et mis mõttes, et ma tunnen ennast jube halvasti ja nüüd ma lähen liikuma, mida see liikumine siis nagu annab, et millal ma märkan neid tulemusi, et mul hakkab sellest kuidagi parem. Mis mõttes ma tunnen, et on parem? Mul on juba keeruline küsimus, aga mis see nagu see emotsioon on, et mida ta nii-öelda nagu parendab? Mul läks juba mõte selle suuna peale, et kui ei ole üldse varem trenni teinud, et siis tegelikult korra nagu mõelda, et mis on see miinimum, öeldakse, et harjumus kujuneb 21 päevaga, nüüd on uued uuringud ütlevad 63 päeva, aga me jääme 21 päeva peale praegu, et on selline hõlpus ja siis võib nagu mõelda selle peale, et kes ei ole varem teinud niiviisi füüsiliselt niimoodi tõsisemalt liikunud, siis ta võib mõelda, et mis see on miinimum, millega ma tuleks toime. Näiteks ongi see, et 10 minutit ma võin teha väikse tiiru ümber vaja. Ja siis sellest tuleb juba nii palju seda enesekindlust, et kui ma mõtlen 3 nädala pärast, ma olen iga päev 10 minutit teinud seda. Ja kindlasti ei pea kohe tegema seda oskuste poolt üle võlvi, et selline just nagu piisavalt kättesaadav, mõnus, ei ole liiga selline pingeline, liiga piitsutav ja siis 3 nädala pärast vaadata, ma olen seda suutnud, mis on teinud selle võimalikuks, et ma seda olen suutnud. Aga kui me... Ja siis just selle vaimse tervise, kuidas ta mõjutab, et ta just tekitab seda ajukeemiat, et ta toetab, et inimene tahab rohkem teha trenni ja tahab uuesti seda olukorda saada, kus mul oli see mõnus olla. Ja tegelikult on palju sellist ärevuse vastu hästi nagu aitab ka, et kui keha on ikkagi tekitud sellist füüsilist väsimust, siis keha saab aru, et mujal ei ole nagu ressurssi praegu muude asjade peale mõelda ja siis on seda ärevust vähem, muremõtteid on vähem. Väga paljud inimesed räägivad seda, et kui on mingid sellised olukorrad, mis tekitavad stressi või mingid sellist, et ma ei tea, mis ma pean tegema, et siis on seda, ma panen lihtsalt jooksutossu ja lähen välja jooksma ja see aitab. Mis on nii äge. Jooksevad mure maha. No ilmselt see mure on ikka, see mingi probleem on alles. Ja mingi hetk, et natuke väheneb. Just, et nad kasutavad seda võttena, et ärevust leevendada ja uni ka hästi nagu läheb sügavamaks, kui soovitatakse, et vahetult mitte enne, siis äkki mingi 1-2 mitte enne magaminekut väga tõsist füüsilist trenni teha. Aga see sõltub, ma arvan, et inimesed leiavad selle enda rütmi üles, aga igal juhul võib anda, mulle meeldib näitlejatel on see väljend, anna endale ülesanne. Siis on nii tore, anna endale ülesanne, iga päev teha mingi, mis see miinimum on, millega ma oleks valmis tegema praegu. Sa mainisid sellist sõna nagu ärevus. Mis asi see ärevus on? Vot see on võib-olla seda kõige paremat võib-olla definitsiooni, mul siin kohe ei ole mis käe pärast võtta, aga iseenesest tuleb aru saada, et ärevus on normaalne. Ehk et ärevus on selline loomupärane ajureaktsioon, et tegemist on, et mingi olukord on mingi oht või midagi halba, igal juhul kui võimalik minema sellest olukorrast. Ja see on see aju esimene reaktsioon natuke võib-olla bioloogiast või sellisest aju arengust niimoodi tulnud. Ja siis kuna me oleme ikkagi edasi arenenud inimesed, siis meie see aju nagu ratsionaalsem pool tuleb nagu sekkub, ütleb, et ei ole, sa oled ju varem ka, tore näide on siin selle esinemise pealt kohe võtta ka. Ja ma arvan, sportlased saavad selle võistluse osas samamoodi neid samu paralleele tuua,
et ma olen ju mingis esinemise olukorras ja täiesti füüsiliselt tunned seda, kuidas ei taha olla, et see on nii hirmus ja ikkagi nagu ka uus olukord ja mis mõttes siin meie kahekesi arvuti ja siin mingid inimesed kuulavad ja et see kõik tekitab sellist ebamugavust ja siis püüab just ratsionaalselt põhjendada. Ei, ma olen varem ka olnud seda, teinud sellist, ma olen ette valmistunud järelikult, mul on need teadmised ja mingid oskused olemas. Võistluste puhul samamoodi inimesed enne võistlustele minekut, mõtlen, ma ei tea, kuidas ma sellega kõigega toime tulen, see tundub nii hirmus ja nii ebameeldiv. Aga siis, kui juba on seal ja ma arvan, et see ongi just tähtis, et aru saada sellest enda ärevuse tasemest või sellest võib-olla ka mingist skaalast võib enda peast teha see skaala, mitte füüsiliselt mõelda, et kui panna ärevus skaalale 1-10, et siis mis on need erinevad olukorrad, et kui palju ma praegu näiteks siin selles olukorras, kui palju ma ärevust tunnen, mis on need teised olukorrad, kus ma võib-olla tunnen rohkem ärevust, kas on mingid variante, mis on seal vahepeal ja siis ma saan nagu mängida ja anda endale ülesande. Et ma panen sellesse rolli, kus on natukene rohkem ärevust, aga mitte nii palju, et ma ei suuda seda toime tulla. Aga võib-olla, et ma küsiksingi siin juurde, et kui inimene on selles olukorras, kus tal ongi ärevus võib-olla niivõrd kõrge, et ta ei suudagi üldse mitte midagi muud teha, et ta ei suuda ennast ka kuskile liikuma panna või võib-olla vastupidi, et tal on täiesti tekkinud siuke apaatne olukord, et ta nagu täiesti käega löönud, et ta ongi nii-öelda pikali maast nagu selles mustas augus ja ta ei suuda isegi, ta ei tunne, et ta suudaks voodist välja tulla, et kuidas siis nagu käituda, et kui me räägime praegu, et see liikumine võiks aidata, aga sul on tõesti see tunne, et sa tõusu püstigi voodist. Ja siin tuleb olla hästi tähelepanelik iseenda suhtes, ehk et inimesed, kes on näiteks, kui me räägime depressioonist või sellest, et mul on vaimse tervisega seonduvalt on mul ikkagi mingi selline ka musta augu nagu mõte või selline enesetunne või siis ka sageli ka need depressiooni ja see ärevus käib ka või liigne ärevus käib ka käsi käes, aga et igal juhul tuleb mõelda selle peale, et mitte liiga siis anda endale üldse nagu, kuidas ma ütlen, mitte liiga ennast nagu survestada või öeldada ja samamoodi see esiaedade ja tagumiste aedade võrdlemise osas, et see on, et minul on just see teekond, minul praegu on just selline olukord ja siis nii ongi on okei, et ma ei pane ennast sellesse olukorda, mis minu jaoks väga ebamugav. Sest et kui me räägime depressioonist, siis me räägime seal sellest väga nagu sügavatest nendest faasidest, kus inimene, tal on vaja eelkõige turvalisust. Ta ei ole jaksu teha seda trenni ja siis sellel puhul esiteks ei aita, et keegi teine tuleb, ütleb. Kuule, mis sa jorutad siin, et ma leidsin uue ägeda trennikava tegema. Ja siis teine inimene, kes selles depressiooni selles sügavas punktis on, tema lihtsalt saab aru, et keegi ei mõista teda ja teiseks tal on see tunne, et ta on täiesti üksi. Et see ei ole normaalne, et ma niimoodi tunnen, et mul on nii nagu paha olla. Aga mismoodi käituda, et võib-olla meil on siin kuulajate seas ka inimesi, kes näevad kõrvalt, et võib-olla on see pereliige, on see lähedane sõber, kaaslane, et kuidas käituda sellises olukorras, kus sa näed, et sul see kallis lähedane inimene on sellises nii-öelda mustas augus või läheneb üha enam sinna? Siis võib natukene lihtsalt nagu püüda ikkagi leida mingit kontakti, et kas ta on valmis kuidagi rääkima või mingit asju kuidagi nagu tegema koos ja siis näidata ikkagi igal moel, et sa oled tema jaoks olemas või tahad tema jaoks olemas olla. Võib-olla ma ei tea, et ongi, võib küsida luba, et kas ma võin teha üht või teist, et kas ma võin istuda siin sinuga koos ja juua tassteed. Ja kui sa tahad, sa ei pea midagi rääkima, ma lihtsalt istun siin sinu kõrval. Inimene tunneb juba sellest, et ta on ikkagi väärtuslik ja ta on hoitud ja keegi on talle nagu, ta on kellegi tähtis. Ja siis see juba ka nii palju aitab. Ja siis üks võib-olla ka võte, mille peale mõelda on see, et inimesed, kes on, et kui on parem, kui tuleb see päev, kus on kergem olla, siis saab rääkida. Kui on rasked päevad, mis on, mis aitab. Ja siis tekib enne selline väike kokkulepe, et jah, täna on tõesti see keeruline musta augu päev ja siis, aga sellel päeval me oleme kokku leppinud, et
me ei lahenda tüllisid näiteks sel ajal, me ei räägi, mis on siis me ei unista kunagi või ei tee mingid kinnisvara investeeringud nendel aegadel, vaid siis ongi, teeme midagi mõnusat, võib-olla mängime lauamängu või teeme mingid sellised kerged asju, mis tundub, et just toetab ja aitab turvalisust. Ja füüsilise liikumise võib olla täiesti see roll ka, et ikka võib olla see, et ikka käia värskes õhus ja vaimse tervise mõttes öeldakse 20 minutit päevas. Sellist kerget liigutamist tuleb kasuks. Ma küsin võib-olla siia juurde, et ma lugesin ise välismeediast üht artiklit, kus üks naisterahvas ka juhtis tähelepanu sellele, et me oleme kogu maailmaga, oleme nüüd juba üle aasta aega selles olukorras, mille nimi on koroona olukord ja me ei taha enam seda sõnagi kuulda, sest et seda on igalt poolt ja liiga palju juba, aga paratamatult see olukord on. Ja sellega seoses on ta läinud osadele inimestele möödunud kergemalt, osadele mitte nii kergelt. Ja seesama naisterahvas näiteks ütleski, et ta tunneb ennast vaimselt nii tohutult halvasti ja samas on tal nii-öelda häbi, et miks ta üleüldse vingub või miks ta tunneb ennast halvasti, kui tal on töö, tal on pere, tal on kodu, ta saab endale toidu laua peale osta, et mis õigus temal üleüldse ennast tunda nagu halvasti, kuigi kui nüüd mõelda jällegi ratsionaalselt, siis tegelikkuses me mitte keegi ei ole sellises tavapärases olukorras nagu varem, et kuidas siin käituda, kui keegi tunneb ennast ära, nii-öelda veidi isegi ise ennast süüdistades, et miks ta ikkagi on halvas töös, miks ta tunneb ennast halvasti. See on nii põnev ka selles mõttes on, et väga sageli inimesed ütlevad ka, et just ma tulen jõukast perest või siis, et mul peaksid olema asjad hästi ja ma tunnen nii halvasti, et mul on tegelikult, ma ei tunne ennast hästi. Ja siis ma arvan, üks roll, mida ikkagi saab öelda või teha, on ikkagi kinnitada, et see tegelikult on okei. Tunded tulevad erinevatest asjadest ja see ei ole seotud, isegi ka mitte võib-olla tunded, aga lihtsalt ka see meeleolu või meie vaimne tervis ei ole seotud alati nende asjadega, kuidas meil väljas tundub, et läheb. See on jälle see ikkagi, ma tulen välja selle esiaia ja tagumise aia võrdlemisega. Seal ei ole, et sa võrdledki neid, et teistel on nagu sellised asjad ja järelikult mul on ka tundub just ka hästi, et kõik on see klantspilt olemas, aga ikkagi ma tunnen ennast kehvasti. Unustasin teiega ära selle küsimuse. Et kuidas peab aitama siis või kuidas et just see probleem, et inimesed võib-olla hakkavad ennast süüdistama, et kui me tuleme siin selle liikumise juurde samamoodi tagasi, siis võib-olla mõni vaatab ka seda, et keegi, kes on nii-öelda väga inspireeriv, motiveeriv jõud, siis tema tunneb pigem nagu käed rüppes, et miks mina ei suuda ennast sundida liigutama ja miks ma tahtsin ka teha, aga ma ikkagi ei ole õnnestunud, et ma esmaspäeval tegin oma jalutustiiru ära pool tundi ja teisipäeval ka 10 minutit, aga nüüd ma jälle 2 nädalat ei ole liigutud. Just see nii-öelda see süütunne või see enda piitsutamine, et kuidas sellega toime tulla, et seda päris palju olen kuulnud, et inimestel, kes üritavad sellise füüsilise liikumise rajale saada, siis nad kukuvad sealt maha. Ja siis käib selline nagu enesepiitsutamine, ma ütlekski selle kohta nii. No vot, väga põnev, ma mõtlengi, kuidas ma vastan siin nii, et ma ikka isiklikuks ei lähe. Aga et näiteks üks ka selline praktiline harjutus, mille peale võib mõelda, on see, et kuidas kui asjad oleks väga hästi, siis mismoodi ma ära tunnen, et asjad oleks väga hästi. Ma ei keegi, et umbes ongi see, et ma olen siis võib-olla tunnen ennast nagu enesekindlamalt, ma lähen alati rõõmsana siis välja, et näed, nüüd saab liigutada ja lihtsalt kujutlen endale seda pilti ette, kuidas on, kui asjad on hästi. Kui ma paneksin siis näiteks mingi skaalal hindan 10-ga, et see olukord, ma hindan, et asjad on hästi ja ma olen sellele hindeks 10, et siis need asjad näevad välja sellised, see olukord. Ja siis ma saan tulla see tänasesse hetke tagasi ja saan mõelda, et kuidas mul praegu on. Et praegu ma võib-olla iga päev ma ei viitsi välja minna tõesti, lähen 1 päeva välja, siis kuidas ma see enesetunne on 3. Ja siis ma võin mõelda, et mida ma saaks teha homme, et oleks 4. Et just see väike nagu muutus, mis ma siis saan mõelda midagi ennast toetavat, et oleks nagu see enesetunne läheks nagu natuke paremaks või siis ma ei tea, võingi teha veidi pikema ringi, vaadata, kas sellest läheb äkki paremaks. Sellest suure tõenäosusega läheb paremaks ja pärast see enesetunne on ikkagi kogu parem. Just, et täna, et kui siin on vahepeal meiega uusi liitunud olnud, siis toonitan lihtsalt üle, et kuna Rademaril on selline uus sotsiaalmeedia kampaania, mis ongi siis
stressi ehk siis liikumisega aidata enda vaimset tervist, siis me olemegi siin rääkinud sellest, kuidas ennast üldse liikuma saada, aga nüüd räägiks sellisest teisest äärmusest, et kui selle spordi tegemisest on saanud mingil määral, kuidas ma ütlen, nagu sõltuvus, et mis on nagu see, et kui ma ütlen juba sõltuvus, siis ta on negatiivse maiguga sõna, eks ole, aga kui ma mõtlen selle juures seda, et mis on need ohud selle juures, kui ma liiga palju hakkan ennast nii-öelda füüsiliselt piitsutama. No vot jah, selles mõttes ma arvan, et see on hästi oluline pöörata sellele tähelepanu ja seal on erinevad siis ka mõisted selle juures ja võib-olla üks selline just on see liikumisharrastusest, see nii-öelda sõltuvus ja ma ei too siia üldse tippsportlasi, ma ei too neid inimesi, kes peavad tooma kuidagi, ma ei tea, leiva lauale sellega, et nad siis... Ja nad on ka professionaalselt teevad, nad ei ole harrastussportlast, eks ole. Aga siis näiteks võib olla ikkagi tähelepanelik olukorras, kus inimene ei taha minna koju, sest et ta saab aru, et tal on vaja seal mingi probleem lahendada ja siis ütleb, et ei, ma ei tule, kas ma tulen koju või siis ma lähen või siis ma katsun niimoodi hästi lühidalt minna ja siis ma lihtsalt eelistan trenni tegemist. Seal on veel see iseloomulik trenni tegemise puhul see, et ma siis eelistan pigem trenni kui lähedasi suhteid. Ma eelistan pigem teha siis kus ma ütlen, et iga ilmaga teen trenni, makske, mis maksab, tuleb kus nuge või mis iganes need tingimused on, et ma igal juhul siis pean selle oma trenni ära tegema. Siis ma tunnen, et ma olen justkui väärtuslik või siis ma olen justkui hinnatud ja päris. Ja kolmas näide või tingimus on veel ja praegu üldse ei mäleta. See, et see lähedastega suhted ja see, et sa paned nagu trenni alati esikohale, et see on nagu see ohukoht, et mõtlen, et kas on vaja, no just, et siis pere peab hakkama tegema sinu järgi mingeid asju ümber, sest et sul on see kava seal. Ehk siis tegelikkuses siin tuleb natukene jälle lihtsalt tuletan, et tuleb jälle mängu see stabiilsus, et selline tasakaal, et kõik oleks nii-öelda nagu tasakaalus. Et kui ma juba saan aru, et ma näiteks juba väsitan ennast liialt ära või ma enam vaimselt jääks või minu suhted kannatavad, et siis tegelikkuses on see juba mingi märk, et ma vist teen midagi valasti. Ja mul aitäh selle peegelduse eest, mul tuli kohe ka see kolmas asjaolu veel, et kui on ikkagi selgelt näha, et tegemist on mingi vigastusega, vahel, et väga ärge tehke seda kodus, aga lihtsalt sellistes ekstreemsetel näidetel see, et inimene saab aru, et tal on luus mõra, aga ta ei lähe arsti juurde, ta teab, et punase kipsud ei saa trenni teha ära. Üks ta tegelikkuses juba füüsiliselt ennast vigastab, eks ole. Ja aga küsiks kohe, kas on ka mingid sellised reeglid, et mida nagu pidada silmas, et pea püsiks selgeks, et selge. Et ma usun, et päris paljud meist ka tunnevad, et nad vajavad seda, et kes siin istuvad nädalid kodukontoris ja kellel võib-olla samal ajal on siin lastele ka vaja nii-öelda abiõpetaja olla ja pidevalt 4 seina vahel ja me võib-olla tunneme lihtsalt tavapärasest enam, et tahaks õhku lennata siit pea vahepeal selline tunne on, et millised need reeglid on, et mida tähele panna, kuidas üldse sellist tööjaotust teha, et ei tekiks sellist olukorda? No ja ma tulen siin ikkagi selle riidepuu juurde tagasi, selles mõttes, et siin saab ka läbi mõelda, et mis on see, et seal on mingi oskuste pool, mida ma olen juba saanud ja vaadata, et selles riidepuus on ka tasakaal, et on mingi oskuste pool, mida ma olen juba õppinud, mida ma olen juba aru saanud ja inimesed võivadki selles kodulaua ääres tegelikult võib teha kõigile see komplimendiringi ja öelda, mis on see asi, mida me oleme juba nagu osanud, et me oskame paremini teha seda. Kui ma tea, selle aasta jooksul näiteks on siin kõvasti ju õppimisvõimalus olnud, et me kogu aeg mõtleme selle pealt, mis võiks olla teisiti või paremini, aga tegelikult me midagi oleme juba juurde õppinud. Ja siis samamoodi see valikute pool, et kuidas rääkida nii, et kõik saavad ikkagi valida, kõik saavad otsustada ja neil on see tunne, et neil on ikka mingi kontroll, mingid asjad üle. Ja siis suhete pool ka, kas on võimalik enda ümber neid inimesi rohkem armastada.
siis selles osas, aga ma arvan, et üks selline asi just, et kuidas iseendaga rohkem võib-olla paremini läbi saada on just vaadata seda peaasi välja töötatud seda vaimse tervise vitamiinide kampaaniat ja vaadata, kas seal need erinevad osad, kuidas need on kaetud ja kas ma oleksin valmis endale andma ülesande, et teha mingi väike muutus mõnes enda harjumuses. Ei pea kõiki muutusi ellu viima tasahaaval vaadata, et võib-olla natuke rohkem iga päev. Aga kui nüüd üldse rääkidagi, me oleme puudutanud siin neid erinevaid variante sellest, kus vaimne tervis ei ole võib-olla päris tasakaalus, et on ärevushood või on selline täielik nagu käega löömine või üleüldse juba musta auku kukkumine. Et me oleme rääkinud, kuidas ennast aidata või kuidas kaaslast aidata, aga et kui inimene on jõudnud sellesse kohta, kus ta tegelikult saab aru, et ei suuda ennast enam ise aidata. Et mis on need kohad, kuhu pöörduda või rääkida või kas peab rääkima ja kuidas seda teha, mis oleks need sellised punktid? See on ka põnev küsimus, et kas peab rääkima, see on just ka, et ma arvan, et inimesel võib olla see võimalus ka, et mitte rääkida või et ta tuleb räägib 6 aja pärast. Et on ka see võimalus, aga kindlasti jah, et kõik uuringud ütlevad, et see ei ole tõenduspõhine, kõik uuringud. Ja see on väga sageli ikkagi ollakse veendunud, et kui on inimene ise motiveeritud, mul on tõesti abi tarvis, siis on ka see tõhusus parem, see toetab rohkem. Aga et kindlasti on praegusel ajal peaasi.ee noortele, siis pigem noorte nõustamiskeskus, siis seal on siis küsinõustajal on eraldi sektsioon, saab võtta siis aja planeerida ja COVID-i ajal täiskasvanutele üle 27-aastastele on siis ka eraldi nõustamine, on selline registratuuri siis kriisialane nõustamine, kui ma ei eksi, mingi selline, et saab ka võtta 60-minutiline selline väike 60-minutiline selline väike sessioon ja juba sellest ka aitab, et ma olen proovinud siis välja öelda, kuidas tahan välja tuua ka siis seoses erinevate laste abi telefoni, et saab ka lastega seotud muresid ja lapsed ise saavad ka Just. Ja kohe küsin siin juurde ka see, et võib-olla meil on siin kuulajaid, kes on meie vestlust kuulanud ja neil tekib tegelikult mingeid küsimusi, mida nad tahaksid võib-olla isiklikult sinu poole pöördudes küsida, et kuidas nad sinuga siis kontakti saaksid? Minuga saab kontakti elina@peaasi.ee, aga võib kirjutada ka peaasi üldisel aadressil peaasi.ee, sest et meil on seal terve hulk väga tublisid ja selliseid tarku inimesi ja siis on seda ja soovi ka aidata ja toeks olla. Et selles osas kindlasti võib üldaadressile kirjutada ja siis sealt suunatakse juba ka edasi. Just nii, et võib-olla oluline mõte, mida siit täna ka kaasa võtta on see, et keegi ei ole üksi, et alati on võimalus pöörduda abi poole, kui tunned, et lähedas ei ole ümberringi ja võib-olla siit jääb ka minu jaoks täna kõlama see selline mõtteviis, et ka on okei ennast tunda vahel halvasti ja mitte sellepärast nii-öelda ennast süüdi tunda või sattuda paanikasse, et mis mul vigane, pigem anda endale aega, võib-olla teha see jalutuskäik, saab võib-olla pea selgemaks. Kui ma ei eksi, siis on ka uuringud, mis ütlevad, et see on teaduslikult tõestatud, et kui inimene liigub, siis lihtsalt tema 2 kehapoolt töötab, ehk siis mõlemad ajupoolkerad töötavad ja tänu sellele nii-öelda ka muremõtted hakkavad liikuma ja settima, et väheneb see selline ületootmine, on mul õigus? Ja, seal on küll see uuringud on taga selles osas ja siis on veel näiteks sellised jälle juba peaasi.ee siis YouTube'i kanalis on näiteks on, kuidas äkki kas mingi liblikapatsutus või ühesõnaga turvapaiga hingamharjutus ja siis seal on ka see, just et see mõlemat poolt niiviisi stimuleerid ja siis ajuga tuleb sellega kaasa ja tõesti mõjub vaimsele tervisele ka toredasti. Just nii, et nagu siit kõlama jäi, et kellel veel on selliseid küsimusi või murekohti, siis elina@peaasi.ee või peaasi@peaasi.ee
ja toonitame seda, et ilmad lähevad siin ilusamaks ka, kevad juba paistab, et seda mõnusam on õues jalutada, värske õhu käes liikuda, et see tõesti on vaimsele tervisele hea, kindlasti proovige järele ja täiesti okei on seda teha ka samm-sammu haaval. Ja Rademaril siis tõesti selline kampaania nagu stressi, jälgige neid kanaleid, seal on päris toredad lood tulemas inimestelt meie endi keskelt, keda me oleme võib-olla näinud teistsuguses olukordades väga säravatena ja me ei oskaks arvatagi, et ka neil on samasugused mured nagu meil kõigil. Nii et aitäh sulle, Elina, selle vestluse eest, aitäh nende toredate mõtete eest ja aitäh teile kõigile, kes te meid täna jälgisite. Mina olen siis Karinee ja Elina Kivinuk veel kord, et kellel siis on mured, küsimusi, julgelt kirjutage ja soovime teile ilusat esmaspäeva õhtut ja ilusat uue nädala jätku. Väga tore, kõike head. Aitäh kuulamast. Aitäh.